Kas meil raha on? Kellel meil? Klubid. No vahesti peaks olema. Hotelli müümisest on ja enne oli ja... Ma räägin seda sellepärast, et ma ei mõtlema, et see vaesuse asi, mis maahärra ja need inimesed tänavale tõi, selle vastu peab midagi tegema. Mida sa silmas pead? Aga kui annaks kõigile nii palju kui tarvis, hakkaks sponsoriks. Väga hea mõte. Kellele? Kellele sa? Oleneb, kui palju raha on. Markii käest peab täpselt küsima siis. Mina olen Markii käest juba ammu tahtnud küsida. Mõjub nagu kahtlustaks, eks ole. Ma ei ole ka selle pärast küsinud. Ärge segage mind, ma palun, jätke mind rahule. Vaimsel tööl on omad ohud. Annaks mõne Vaimu haiglale. Kindlasti mõnele vähemusele peaks andma. Kuulge, anname ikka sinna, kus midagi tagasi ka saab. Kust sa saad? Teadlastele võib anda. Kui ma mõtlen selle peale, kuidas muru uurimine praegu ilma minuta kiratseb. Naised on kindlasti vähemus. Naisi on rohkem kui mehi. No sisuliselt on nad ikkagi vähemus. Naistele võib anda küll natukene. Mis me siis seletame? Vaatame ärikataloogist järgi, kellele anda, kellele mitte. Liisi, mis on? tule minu juurde. On teil ilus käekiri? Oi, ma ei tea. Mina tean, istuge siia. Nii, istuge maa. Kirjutage see tekst mulle puhtalt ümber. Mis see on? Ärge küsigu, mis see on ja kuhu see läheb. Saate aru? Te ei saa sellest niikuinii aru. Ja kui see on valmis, siis unustate kohe ära. Hallo? Jah? Tere? Tere! Tere! No mis ta läheb? Kirjutan. Ei, varsti see on valmis. Leidsite? Väga tore. Seal. Ja. Ma kohe tulen. Ma käin korra ära. Aga teie pidage meeles. See on väga tähtis tekst. Teie ei muuda siin ühtegi tähte. Olge murete, kõik saab korda. Naiste moegrupp, naiste moekeskus, naiste nõuandla, naiste nõuandla, naiste nõuandla, naiste nõuandla. Ma saan omale ruumi. Naiste nõuandla. Ma lähen vaatan. Naiste mine. Mulle aitab siin. Naiste nõuandla. Siin aitab mul. Minul. Naiste nõuandla. Näe. Naiste tervisekeskus ja naiste seesama. Nui, naisuurimise instituut. Oi jaa, mina ütlesin, teadlastele võib anda küll. Jaa, aga kas nad on teadlased, kui nad naisi uurivad? Ma olen elus naisi küll läbi uurinud. Kas ma olen selle pärast siis teadlane? No kuule, uurime ikka kõigepealt välja, mis asja nemad uurivad ja kui nad üldse uurivad õiget asja, siis võib anda... Õige asjast võib anda küll. Te arvate, et kui mina olen Riigikantselei vanem, et siis on mul ruume kerge saada? Ei ole. Riigiasutusi tekib järjest juurde. Kontoriruume ei teke kuskilt. Üürime siit sealt, kus saame. Palun. Mis see tähendab? See on teie kabinet. Miks Eurogrupp? Vaadake, praegu on pooled asutused kas eurod või grupid. Ma mõtlesin, et kui panna need kokku, siis sulab see asutus nii hästi üldpilti, et keegi ei märkagi. Siis võiks ju hoopis ilma sildita. Seda märgatakse kohe. Mees on, silti ei ole. Mis mees see on? Ühesõnaga, midagi erilist siin ei ole, aga eks me edaspidi vaatame. Võib-olla on teil mingeid lisamööblisoove? Ei, no siin võib teha tööd küll. Jaa, võib. Ma ei ole muidugi mingi kabineti inimene, aga kui on ruumi, siis mul mõte ka nagu iseenesest nagu jookseb kohe. Ja. Ei, no siin võib teha tõesti. Suurepärast tööd. Mul M-klubis on mul väga väike ruum ja väga väike laud. Aga kui on ruumi,
muide, M-klubist ma tahtsingi teile rääkida. kuidas raport edeneb? Andsin just ümberkirjuta kätte, enne kui ma tulin. me hakkaks nüüd sööma. Kas te markiid ei ootagi? Kaua me teda ikka ootame? Ma kohe tulen. Mis see teil on? Markii tahtis, et ma talle ümber kirjutaks. Oi, teil on nii ilus käekiri, nii suur ja graatsiline. Tähed on nii kõrged ja kaunid. Ja suured tähed on nii uhked ja nii majesteetlikud. Teate, millal on inimesel niisugune käekiri? Siis, kui ta on õilis, siiras, suuremeelne, vapper ja andekas. Ja kui tema süda on avanemas armastusele. Aga need T-tähtede, need kriipsud, miks nad on teil nii madalad? On teil mingi mure? Ma ei tea, ma nüüd tahaksin selle töö ära lõpetada. No, vaadake nüüd, markiid, missugused tähed. Töntsid ja jumalad. Osa tähti on eraldi, osale on joonistatud juurde. Vaadake, missugused sarved. No, ainult sellepärast, et olla originaalne. Teate, mis väljendub tavaliselt niisuguse käekirja taga? Sisemine tühjus. Aga jutt on tal väga tark seekord. Kuulake, mis markii kirjutab. Kuulake, Eesti riigi ees seisvad ülesanded ja nende lahendused üksikute pügalate kaupa. Pügalate kaupa. Rahvastikupoliitikas tõsta iivet kesk- ja vanemaealiste seas ja luua selleks kõiki eeldusi. Viia sisse muulaste integreerimine ja viia välja muulased, kes ei ole ennast integreerinud. Sisepoliitikas tõhustamaks riigiametnike tööd riigitöös, töötada välja riigiametnike astmestik ja tiitlid. Rangide tabel nagu saari ajal, jah? Oot, kuhu me nüüd läheme siis? Läände ja edasi või itta ja tagasi? Oota, kuule, korrastada riiklike autasude süsteem ja teha ajakohaseid muutusi riigi sümboolikas. Välispoliitika. Arvestades Eesti geopoliitilisest asendist tingitud ajaloolist kogemust, luua Eesti ja Vene Föderatsiooni vahele sõbralike naaberriikide vöönd. Eesti ja Läti vahele ka siis või? Nagu Valga Vabariik ja Mõisaküla kuningriik. Ära räägi. Eesti ja Rootsi vahel torgu kuningriik on, noh. Mis see tähendab siis nüüd? See on markii õpetus. See on nagu öeldakse markism siis või? Kusjuures markism on kõikvõimas õpetus, sest ta on õige. Kuule, oot. Ma arvan, et see ongi markii esimene nõu. Peaministrile. No seda ma ei usu. Peaministril isiklikult ma soovitaksin külastada ka neid kohti, kus rahvas tegelikult elab. No kuule, kui markii niisuguseid õpetusi peaministrile jagab, siis ta lüüakse vasti minemisel. Ei pruugi lüüa. Ega nõunikud, need on tavaliselt kaua koha peal, ega neid kohe minema ei lööda. No markii ei ole õnneks ju väliseestlane, ma arvan, teda lüüakse küll. Isegi kui löövad, enne jõuab ta end täis teha. Ta teeb meid kõiki täis. Ta ei esine kuskil kui eraisik. Ta ütleb igal pool, et ta on M-klubist. President. Me oleme omavahel kõik väga erinevad, kõik omaette isiksused, kes rohkem, kes vähem. Aga see ei takista meil koos käimast, teemasid arutamast. Väga huvitav. Meil on oma hümn, oma põhikiri. Väga huvitav. Mina olen muide selle klubi president. See on väga huvitav. See ei ole kindlasti teile mingi üllatus, mida ma teile räägin. Te teate minust rohkem, kui te välja näite. Te olete kindlasti uurinud minu tausta, minu harjumusi. Te olete püüdnud leida minu nõrkusi, et neid hiljem siis sobival ajal ära kasutada, on ju nii? Üht-teist ma muidugi tean. Eks ole. Ja võib-olla te olete juba avastanud seda, et markii ei olegi nii lihtsameelne vend, nii nagu ta teeskleb, vaid on mõne koha pealt võrdlemisigi nutikas. Teate, mulle tundub, et te hindate siiski oma seisundit üle. Te olete ju kõigest nõunik. Sala nõunik.
pealegi nõunik nii-öelda katseajaga. Palju oleneb teie homsest esimesest raportist? Ja, kuidas me sellega teeme? Kas ma annan selle peaministrile isiklikult kätte? Aga ma mõtlesin, et peaminister korraldab sel puhul väikese piduliku vastuvõtu. Salanõunikudele ei korraldata pidulikke vastuvõtte. Te ei anna seda kellelegi isiklikult. Meil on Balti jaamas üks kindel kapp, jätate sinna, meie inimene võtab ära. Nii on kõige kindlam. Nalja teete. Mis luurekat me mängime siin vabas riigis? Paistab, et teie noormees ei aima veel, kus maailmas me õieti elame. Muide, Tallinn on ju olnud 20. aastate algusest peale tegelikult kõikide välisriikide erisala- ja luurerühmade unelmate linn. Nõukogude ajal andsime selle koha ainult Helsingile üle. Praegu me lihtsalt taastame positsioone. Sa liialdad ikka ka natukese. Muide, praegu me oleme siin 3-kesi. Ma olen kindel, kui me oleks siin 20-kesi, üks meist oleks kindlasti mingisuguse välisriigi luureteenistuses tööl. Vaat selline proportsioon on praegu Tallinnas. Võib-olla küll, jah. Muide, ma olen selles ka kindel, et see, et me kavatseme siin toetada mingisuguse naisuuringute nuia on juba ammu Moskvast teada. Mis sa asja? Ma olen selles kindel. Mehed, see asi on nüüd ühel pool. Ruumi ma sain. Korralik. Normaalne, nii nagu ma tahtsin. See Riigikantselei vanem teeb kõik, mis ma tahan. Ta on niisugune pugelik tüüp. Tahtis mul peaministrides korraldada, ma ei tea, mis suure banketi, ma ütlesin, milleks? Raha tuleb kulutada mõistlikult. Kuule, me praegu siin just rääkisime raha asjadest. Me just praegu arutasime, kuidas kasutad oma raha üllastel eesmärkidel. Ei no, kui teda see asi ei huvita, siis ärme talle lihtsalt räägi seda ja kõik. Me ei saa ilma tema allkirjate palgast raha kätte. No paneme ta lihtsalt fakti ette. Lööme ajakirjanduses kõvasti trummi. Et M-klubi on aasta kõige suurem sponsor. M-klubi on metseenide klubi. Vot siis ta ei saa ju taganeda, siis ta peab ju allkirja andma. Teil olid seal nii keerulised mõtted, et minusugusel oli isegi ümber kirjutada raske. Tavalised mõtted. Lihtsalt keegi pidi need ära sõnastama. Paar tähte ma siiski muutsin. Ma kirjutasin integratsioon ja innovatsioon. Ma kirjutasin iiga. Mul seal oli. Ma kirjutasin lõppu ka ii. Integratsioon. Okei. Igatahes on see dokument, mis muudab maailma. Ja ma viin selle, kui vaja ja kui läheb hästi, siis ülehomme elame juba paremini. Jets. Ну как? Ничего? Скоро еще лучше будет.
otsite seda? Ma saan aru, me ei suhtle. Ma siis lähen ära. 196, 197, 198. Ei tea, kurat. Jõud on kuhugi ära kadunud. Täitsa ära kadunud. Masside poolehoid ei anna siis jõudu või? Ei tea, täitsa kadunud on igal juhul. Ei ole siin enam midagi ja... Oi, kuradi, kurat. See on ikka kaunis lootusetu. Kellel on lootusetu? Ei, ma Maahrast räägin. Ma püüan teda jälle klubi inimeseks teha. Et unustaks oma poliitika ja sotsiaalsed probleemid. Me tegime nüüd all 2 tundi jõudu. Nad lähevad liisiga. Teevad 1 tunni 10 võistluse. Ma rääkisin talle 2 tundi, et poliitika on kergelt ligane räppane värk. See ei kuulu meie klubi traditsioonide hulka. Ja korraks tekkis mul tunne, et ta nagu isegi kuulas mind. Ja nagu noogutas. Aga ma tunnen samas, et ta süda kisub metsa. Maele süda vasakul pool. Sul võib õigus olla. Kuule, sa käid ka või? Kuule, käime parem ära seal instituudis. Meil tõepoolest on seda sponsorit vaja, no hakkame siis kauem venitame selle asjaga. Kuule, sa käid ka või? Teid mul tarvis oligi. Tervist. Öelge mulle, millal me selle ruumi tagasi saame. Esimesel võimalus. Te iga kord lubate, nüüd on jälle mingi uus asutus sees. See on ajutiselt. See mind ei huvita. Meil on endal iga ruum arvel. Instituut areneb. Uurimisrühmi tuleb kogu aeg juurde. Ma saan aru, aga... Me lõpetame kohtus, seda ma teile ütlen. Kuulge, kui te annate minu kohtusse, te annate ju riigi. Mind see ei huvita. Väljas on soojaks läinud. Ilus ilm. Võiks kohe lausa tööd teha. Mis peaminister ütles? Ma ei andnud seda peaministrile. Miks? Ma lugesin selle läbi. See oli peaministrile isiklikult mõeldud. Peaminister loodab väga teie peale. Arusaadav. Mitte teie peale isiklikult, vaid teie kui institutsiooni peale. Kui ka teie talle nõu ei anna, siis pole seda nõu enam kuskilt võtta. Ma saan aru. Arvestades, kui komplitseeritud on olukord praegu meie riigis, ma ei tahtnud, et meie valitsusjuht peaks üle elama pettumuse. Nii et teid minu ettepanekud päriselt ei rahuldanud. Teid võib-olla häiris see, et see oli käsitsi kirjutatud, aga see oli meelega. Ma just taotlesin teatud inimlikku lähedust. Ametlike dokumentide puhul see on väga haruldane. Asi ei ole vormis. Ma saan aru. Teie ettepanek? Minu ettepanek on, et te võib-olla siiski jätkaksite tööd oma projekti kallal. Siin on ju iseenesest palju huvitavaid mõtteid, aga see kõik on teil kuidagi harali, süstematiseerimata. Aga mis suunas ma võiks edasi töötada? Lasta taset allapoole. Võiks minna süvenemise suunas. Te ei peaks püüdma haarata kõike korraga, vaid võtma mõne üksik teema ja selle sügavuti läbi töötama. Ma saan aru. No võtke siit samast mingi teema, võtke sotsiaalpoliitikast midagi, sellega on praegu kõige kiirem, või võtke riigi ehitusest, see oleks mulle isiklikult kõige lähemal.
Lähenedes avatud Euroopale, sealjuures Põhja-Atlandi kaitsestruktuuridele vajab Eesti tingimata oma riigi saladust. Muide, meil on riigi saladus. Ma mõtlen korralikku riigisaladust. Nõus. Korralikku riigisaladust meil ei ole. Palun väga, esitage oma ettepanekud, näidake lahendused. Tähtaeg? Kella 8 jõuate? Täna. Kas teid üllatab, et Eesti areng toimub kiiresti? Ei, ma jõuan. Jaa, ma jõuan. Kohtume kell 8. Kui nad ei võta vastu meie raha? See on ainult teoreetiline võimalus. Ei tea midagi. Naistel on teinekord oma uhkus. Kurat, küll sigineb asutuse juurde. M-klubi Liisi, tere päevast. Ei, kedagi ei ole praegu. Maahärra Nall, magister läks prominentide kordusõppustele ja teised on ka ma ei tea kuhu läinud. Ei, no ma saan aru, et teil on tarvis, aga lihtsalt kedagi ei ole praegu. Kui see tõesti tõsi on, mida te rääkisite, ma ei tea, see on liiga ilus, et seda uskuda. Ma ei tea, kui te tõesti teete meie instituudile selle annetuse ja te tõepoolest ei taha selle eest mingit vastuteenet. Loomulikult mitte. See on meie kui meeste aukohus, muud midagi. Meie instituudil on tõesti raha väga vaja. Ja kui te tõepoolest... Kui te... Saime ikka naisinimesest veel välja. Aga me ju ilusasti rääkisime ka. Ma ei tea, võib-olla mõne menest on see perversne, aga ma oleks praegu tahtnud näha, et Marki oleks seda pealt vaadanud. Mis teie siin kolate? Sa siin teed? Ma just pidin teid otsima tulema. Minge sisse.